Tere ilusat pühapäeva hommikut sulle. Käes on pühapäevase mõtiskluse aeg. Ja täna me jätkame siis meelereeglitega. Et meelereeglid on siis need meetodid, vahendid või tööriistad, mis sul aitavad õppida sinu mõtlemist juhtima ja siis mõtlemise juhtimise kaudu sinu elu muutma. Ehk sinu meel kontrollib sinu elu ja kasutades meelereegleid, praktiseerides neid oma igapäevaelus, õpid sa siis oma elu juhtima, oma elu muutma põhimõtteliselt. Ja kahe eelmise osaga, kui sa ei ole neid eelmisi osasid kuulanud, siis ma panen need lingid siia alla, on meelereeglid esimene osa ja meelereeglid teine osa. Ma lühidalt loen veel need esimesed 9 meelereeglit ette ja siis läheme tänaste meelereeglite lahti tõlgendamise juurde. Esimene meelereegel ütleb meile, iga mõeldud mõte ja öeldud sõna loovad kuvandi, mida meel, keha ja psüühika hakkavad reaalsuseks muutma. Teine meelereegel ütleb, et mõtetega programmeerime me oma käitumist. Kolmas meelereegel ütleb, et iga mõttega kaasneb nii füüsiline kui emotsionaalne reaktsioon. 4. reegel ütleb, et kujutlusvõime on tugevam kui loogika. 5. reegel ütleb, et meel õpib kordamise kaudu. 6. meelereegel ütleb, et enamasti juhtub see, mida me ootame. 7. meelereegel ütleb, meelel pole vahet, kas sa räägid talle tõtt või mitte. 8. meelereegel ütleb seda, et sa lood kõigepealt oma uskumused ja siis loovad sinu uskumused su elu või sind. Ja 9. meelereegel ütleb, et meel armastab seda, mis on tuttav ja vihkab seda, mis on võõras. Mina olen Kaidili Välb, psühholoog, psühhoterapeut ja see on ka siis põhjus, miks ma neid meelereegleid sulle tutvustan. Ja tänaseks on jäänud siis veel 4 reeglit ja asume asja kallale. 10. meelereegel. Meel reageerib ainult 2 piltidele, mida lood enda peas ja sõnadele, mida sa ütled. Pane tähele. Piltidele ehk siis ettekujutusele ja sõnadele, mida sina ütled, mitte mida teised ütlevad, eks ju. Meel reageerib ainult 2 piltidele, mida sa lood oma peas ja sõnadele, mida sa ütled. Ehk siis meie enda välja öeldud sõnadel on meie enda psüühikale kõige sügavam mõju, kõige suurem tagajärg. Negatiivsed sõnad teevad meid otseses mõttes nõrgemaks ja positiivselt tugevamaks. Ja selle kohta on mitmesuguseid lihastestimise harjutusi ka, et näiteks kui sa pead midagi käes hoidma ja kui sa mõtled negatiivsed mõtted või ütled negatiivseid asju, siis see jõud, ka füüsiline jõud on sul väiksem. Ja kui sa ütled positiivseid asju, siis tegelikult su keha suudab olla paremas, kuidas ma siis ütlen, tasakaalus, eks ole, aga ta suudab olla ka, no ütleme see koordinatsioon või see, et kui sul midagi tõmbama hakatakse, sa suudad seda nagu hoida käes, eks ole. Ehk siis ka füüsiline jõud on nagu stabiilne. Ja alati ei pea vabandust, ma jäin korra hetkeks nagu segadusse. Et ühesõnaga, ta alati võib leida endale mingisuguse lause või sisendi, mille peale su keha reageerib positiivselt, mis muudab su kas siis tuju paremaks või mis muudab sind enesekindlamaks, eks ju, mis annab sulle justkui nagu jõudu. Ja seda lauset võib korrata mitu korda päevas. Ja see mitu korda kordamine, mäletad, oli siis ka üks varasem meelereegel, eks ole, et meie meel õpib kordamise kaudu.
et meie meel, tänane see 10. meelereegel ütleb, et meel reageerib ainult piltidele või sõnadele, mida sa ütled. Ja siin on võib-olla üks selline eksiarvamus või eksitav kogemus inimeste praktikas on see, et öeldakse lihtsalt suvalisi positiivseid, ma olen nii õnnelik ja tegelikult sul ei ole emotsionaalset sidet sellega, et mis asi see õnnelik on, et milline ma olen siis, kui ma olen õnnelik. Kas ma tunnen, et ma olen nagu magneetiliselt või elektriliselt laetud, on ju. Või kõik on hästi, aga mis asi on hästi? Ehk siis see positiivne mõte või sisend, mida sa endale ütled, see lause, mida sa ütled, peab sulle nagu päriselt ka midagi tähendama. See pilt peab su peas olema, elav ettekujutus ja sul peab tekkima see tunne või see energeetiline seos, selle emotsionaalne seos, et mina olengi selline, mina tahangi selline olla. Ma toon siin kohal ühe näite, et kunagi nooremast peast mul oli selline uskumus endast, et ma olen ebakindel ja ma nagu kartsin päris paljusid asju. Ja mul ei olnud sellist negatiivset tagasisidet, et vaat kui ma teen midagi, siis see ebaõnnestub. Mul ei olnud sellist kogemust. Aga ometi ma kartsin. Ja siis ma leidsin Shakespeare'i Macbethist. Leidsin sellise lause, kus härra Macbeth küsis proua Macbethilt, et mis saab siis, kui me ebaõnnestume. Ja Lady Macbeth vastas, meie ja ebaõnnestume. Kui sa julged päästikule vajutada, oled sa juba võitnud. Ja mind kõnetas see lause esimene pool, et meie ja ebaõnnestume, et mina panin see mina ja ebaõnnestun. Et kui ma oleks seda lugenud nagu tuimalt, siis ilmselt see lause ei oleks mind kõnetanud. Aga raamatu lugemise ajal ma juba seostasin seda emotsionaalselt iseendaga. Ehk ma lõin selle energeetilise sideme. Ja tegelikult see oligi see lause mina ja ebaõnnestun. Oli see, mida ma iga päev hakkasin endalt korduvalt küsima. Et ma kuulsin enda häält, ma küsisin endalt seda. Ja tegelikult minu ebakindluse uskumus sai sellega üle muudetud. Nii, 11. meelereegel. See, mida sa tunned, ükskõik mille kohta, see mõjutab sinu reaalsust. Ehk me võime mõelda asjadest või tunda mingeid tundeid suvaliste asjade kohta. Need seal on nii lollakad, mul ei ole mõtet nendega rääkida. See on niisugune nagu üleolev, on ju. Et see juba mõjutab ka minu reaalsust. See tähendab seda, et ka pealt näha suvaliste asjade kohta me võiksime mõelda inimlikke mõtteid ja me võiksime mõelda siis nendest või tunda nendest inimlikest mõtetest tulenevaid tundeid, eks ole. See tähendab see, et negatiivne mõtte ja tunde energia on miski, et kui ma seda nagu väljapoole suunan, siis tekib see bumerangi efekt, et need suunduvad, põrkuvad minu poole tagasi. Ehk ma saan kõik selle endale osaks, mida ma olen endast välja saatnud. Ja kõik see, kui see on negatiivne, siis see võib mind haigeks teha, et see ongi siis see asi. Kui näiteks vihma sajab, jälle sajab, vihm on nii masendav. Milline ilus soe vihm, loodusel on seda väga vaja. Paned tähele, milline suhtumise erinevus on siin. Või teine variant, nagu praegu talvel, eks ole, see rõve lumi ei jõua seda ära kühveldada. Toad on ka nii külmad, võiks ju hädaldama jäädagi. Aga milline ilus talvepäev, kui pehme kohev lumi, härmaniidid puiel, päikesekiired sillerdamas lumehangede harjal. Et paned tähele, kuidas tunne muutub, on ju. Üks asi, sama asi, lumi on lumi, külm on külm, vihm on vihm. Aga meie suhtumine määrab selle, kuidas me ennast tunneme. Ja meie tunne määrab ära selle, millist elu me elame. 12. meelereegel. Meel ei saa hakkama omavahel konfliktis olevate uskumustega. Mida see tähendab? Meel ei saa hakkama omavahel konfliktis olevate uskumustega. Näiteks, kui üks minu uskumus on see, et mitte miski ei muutu. Mul ei ole mõtet temaga rääkida, mitte miski ei muutu. Ja teine mõte minus ütleb, aga tegelikult see võib ikkagi võimalik olla. Et mida minu meel siis usub? Minu meel usub tegelikult seda negatiivset, sest see on võimsam. Negatiivne on tugevam. On ju?
ja iseenesest jah, positiivse mõtlemine, positiivse uskumuse kuidagi oma peast läbi laskmine aitab meil juba seda negatiivset vett natukene segada, et igal juhul see on parem kui üldse mitte midagi, eks ju. Aga see pole jätkusuutlik, seda positiivset on vaja juurutada ehk järjepidevust on vaja. See kujutluspilt sinu peas ja need sõnad, mida sa kasutad, on ju. Meel juhib meid valu eemale ja juhib meid naudingu poole. Ja see on ka nüüd selles mõttes, kuidas ma ütlen, konfliktis olev mõte selles mõttes, et mida tähendab, et meel juhib meid naudingu poole ja juhib meid valust eemale. Kujuta ette, et sa elad sellist elu, kus sul on häda ja viletsus. Sul on häda ja viletsus. Ja ometi sa ei ole suutnud seda muuta, et miks, kus see nauding siin on. Aga see nauding ongi siin see mugavus, et ma ei pea midagi tegema. Su meel suunab sind naudingu poole. Elades keset oma häda ja viletsust, mitte midagi tehes, sa saad tunda ennast mugavalt, sest sa ei pea pingutama liigselt. Sellega, mis sul on, sa oled harjunud. Nii, aga kui ma nüüd tahaks päriselt head elu, see tähendab, et me peaks iga päev midagi teisiti tegema ja see on tohutult ebamugav. Aga meie meel juhib meid ebamugavusest ja valust kaugemale. Ta juhib meid naudingu poole. Ehk see tähendab seda, et mõnikord on ka need negatiivsed asjad meie jaoks nauditavad, sest nad võimaldavad meil mugavustsoonis istuda. Aga targa ja intelligentse inimesena sa saad ju aru, et hädas ja viletsuses elades see ei ole nautimisväärne elu. See tähendab, et tasub neid muutusi teha, tasub seda järjepidevust juurutada, oma mõttemaailma muuta, et tegelikult seal välja astuda, eks ole. Või näiteks inimestel on tihti ka see raha küsimus, et sa võid näiteks arvata, et sa tahad rohkem raha saada, aga sinu meel võib uskuda seda, et rahaga kaasneb igasugune häda ja viletsus, et raha teenimine võib raske olla, et raha omamine või raha kasutamine võib igasuguseid uusi probleeme kaasa tuua, ja meel tõmbab sind sellest eemale, sest see on ebamugav. Probleemid on ebamugavad, rahaga tulevad probleemid, ja ta tõmbab sind naudingusse ehk niisama olemisse. Jah, sul ei ole võib-olla väga tasuvat tööd, aga sa ei pea ka midagi eriti tegema, sa saad lihtsalt olla. Ja need inimesed, kellel on palju edasilükkamist, lõpetamata asju ja edasilükkamist, et teie võiksite nüüd küll vaadata seda, et mis see nauding seal sinu edasilükkamises on. Et see nauding ongi seal see niisama passimine ja kannatamine selle all, et sa mitte midagi ei tee tegelikult, eks ju. Sinu meel lükkab sind naudingu poole. Sest see, kui sa hakkad asju tegema, siis see on ebamugav. Ja sa tead seda, et järelikult tee neid asju ja murra sellest nagu välja. Ja meie aju siis skaneerib välja mõeldud või päris kujutluspilte, et vahet ei ole, kas ma näen praegu väljas seda, et hämarduma hakkab, või ma kujutan oma peas ette, et pimedaks läheb. Sisuliselt ei ole vahet. Meie meel ei tee vahet. Sest iga kujutluspilt, mille sa talle annad, kas see on päris pilt, mida sa vaatad, või kujutluspilt, mida sa oma peas lood, annab meie meelele sisendi. Ja siis ohu otsimine ja äratundmine on oskus, mis on tulnud esivanematelt. Ehk see sama, et ebamugavustsooni ületamine võib olla ohtlik. Ja sellepärast su meel lükkab sind sinna mugavuse poole, niisama olemise poole. Ebamugavate tegevuste vältimist ja niisama passimise poole, eks ole. Aga seda saab muuta, eks ju. Ehk siis seda on ka kuidagi püütud nagu mõõta, et kusagil 70% meie ajust nii-öelda skaneerib, siis mis on oht ja mis on mugav ja mis on ohtlik, ja 30% on siis see, mis nagu tegeleb naudingu otsimisega. Ehk siis me võime mõelda, see tähendab, et ka luua peas kujutluspildi, et näiteks, et kui mu elu on selline, et ma olen selle ära muutnud, et mu elu on muutunud selliseks või selliseks ja tegelikult see on nauditav, siis 70% minu ajust otsib ikka seda mugavust, et ma ei peaks seda nagu tegema, et ma peaks seda ikka edasi lükkama, et see on tore küll, aga niisama on toredam passida. Et saad sa sellest mõttest aru, kuidas meie aju, kuidas meie meel tegelikult saboteerib meid. Ja 13. meelereegel ütleb meile seda, et sinu meel täidab su soove. Ta teostab seda, mida sa arvad end tahtvat.
mida sa arvad end tahtvat, mida see siis tähendab? Et sinu meel peab teadma, ta peab väga selgelt teadma, mida sa tahad, mida sul vaja on, sest ta muidu täidab meie vanu uskumusi, neid häirivaid või negatiivseid uskumusi, eks ole, hoides meid turvaliselt väikeses ning vähendatud olekus. Peaasi, et me Jumala eest mitte midagi ette ei võtaks. Et me Jumala eest mitte midagi ei teeks, sest see võib ebamugav olla, eks ole. Ja seetõttu nüüd need inimesed, kes edasi lükkavad asjade tegemist, et see on ka see, miks siis näiteks mentorid ja coach'id tihtilugu ütlevad, et kui sa lükkad asju edasi, siis sul ei ole selget eesmärki. Aga kui sul on selge eesmärk, siis sellega sa annad oma meelele selge sõnumi, mida sina vajad ja mida su meel peab tegema. Ja kui sa vajad sellel teekonnal inspiratsiooni, teraapiat või individuaalset mentorlust, siis võta minuga ühendust. Siin video all on link, mille kaudu saad ühendust võtta. Soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsa kohtumiseni.